Tere! Ma ei märganudki teid seal. Igatahes käes on jaanuarikuu esimesed päevad ja paljudel inimestel on seetõttu raha vähe, sest pikkade pühadega on kõik raha maha joodud, söödud ja ära kingitud. Ning 5. on veel siin mõni päev aega, kui enamus inimestel on siis vastavalt kas palga, pensi või sotsiaaltoetust ületulemise päev. Et see rahapuudus võib viia meeleheitele kõiki. Nii maailma vanima ametipidajad kui ka maailma kõige uuema ametipidajad. Aga seda uuemat ametit keegi ei tea. Nii et täna keskendumegi sellele kõige vanemale ametile ning uurime, kas raskel ajal oleks võimalik teha vahetuskaupa. Nii. Siin on siis kott asjadega, mida mina pakun. Mis mul siin kõike pakkuda on? Alguses spagetid. Väga hea asi. Need veel on pelmeenid Rakvere. Näete, nüüd on täidist ka rohkem. Vaatame, mis ajas me elame. Siis ütleme juhuks, kui ma peaksin ööseks jääma, on Lotte, mis nad on rõõmsud, puuvilja maitselised, teraviljarõngad, aga see on juhus, kui ma ööseks jääma. See on selline viimane kaart, mis välja tõmmata. Ja otse loomulikult, siin näete, ütleme, oleks võinud ju võtta mingit kaamlit või marpsi, aga kuulõhk on ju meil kõigil. Tänu Eesti seadusandlusele ei ole võimalik selline asi, et lähed kuskile uhkesse poorduuma ja võtad väikse joogi, siis räägid madaamiga intelligentset vestlust. Mingis mõttes valmistad ennast ette selleks, mis tuleb, siis valid tüdruku, lähed kuskil tuppa. Et Eestis paljud inimesed kindlasti tahaks, aga seadused ei luba. Ja tänu Eesti kliimale ja tehnika arengule ei ole võimalik ka selline asi, et tänavalt korjad linnukesi üles. Ütleme, GTA päriselus järgi tegemine on väga keeruliseks tehtud. Niisiis kõik toimub läbi interneti. Et lähme otsime siis endale selle õige tänaseks. Привет, эстонский или русский? Ладно, слушайте, у меня теперь нет наличных, но у меня есть пищевые продукты. Я знаю, что ваш главный источник дохода, но до этого еще несколько дней. У меня очень хорошие продукты, макароны, пельмешки, очень хорошие пельмешки, Раквера, слушайте звук упаковки, звучит как качественный товар, нет? А вы курите? Хорошо. А вы, значит, не хотите огромный мешок еды? Ладно, всего хорошего. Tere, kas te räägite eesti või vene keeles? Hea küll, vaadake, mul hetkel küll sularaha pole, aga mul on kott, mis on toitu täis. Hallo? Tere! Ma nägin teie kuulutust ja ma tahaksin teile ühte asja pakkuda. Vaadake, praegu on kuu algus, et 5. on veel aega. Mul ei ole hetkel sularaha, aga mul on suur kotitäis sööki. Et kas oleks võimalik teha vahetuskaupa? Makarone on ja pelmeene on. Jah, on küll, sinist LD-d. Hea küll, kus teie pind on? Okei. Ma olen umbes 50 minuti pärast seal. Näeme siis. Nii. Ma pean nüüd minema. Mida võib siis siit kõrva taha panna? Kui te soovite otsida meeleheidet, siis tasub minna linnadest ära väikelinnadesse ja alevitesse.
Tundub, et meeleheide on otseselt seotud ääremaastumisega. Nagu võib näha kaugemast, aga ka lähemast minevikust, siis sugulisest läbikäimisest huvitatud haljale oksale jõudnud linnasakstele toob see kindlasti suurt heameelt. Alumisel saaval poolel olevatest perifeeria asukatest on neil aga peale rahulduse saamist poogen.